No tere, täna me oleme siin ja meil on 16. jaanuar aastal 2026, kui ma ei eksi ja ma olen arvan, et ma ei eksi. Ja 16. Mis me täna teeme siin 16. jaanuarikuu reedesel õhtupoolikul? Me oleme nagu tavaliselt arvutis ja vaatame siin üht-teist põnevat, oleme filme vaadanud erinevaid YouTube'ist täispikkuses kuskil tund-poolteist. Noh, erinevaid igasust huvitavaid filme, mis meid huvitavad, fantaasiamaailm, igasugune värk, teate küll. Ja siis muidugi mis siin ikka, et kuulame veidike, siin oleme mõned oma lemmiklaulud ära kuulanud ja siis päeva jooksul nii üht-teist köögist endale võtnud külmkapist ja haaranud sealt, söönud veidike mingit väikest näksi võtnud. Mul on jogurdit olen joonud siin täna hommikupoole. Siin võtsin ühe klaasi ja siis vaatasin üldiselt, mis mul siin jõulude ajal kingiti mulle igast erinevaid meeneid. Ma ei ole siiani kõiki läbi jõudnud kõiki vaadatagi huvitaval moel. Ma ei tea, kuidas see on niimoodi läinud, aga ütleme nii, et kuidagi on õnnestunud see asi niimoodi, et ma ei ole jõudnud kõiki neid jõulukingitusi üle vaadata, mis olid tegelikult juba, ütleme siin päris mõnda aega tagasi need jõulud ja üldiselt olen ma täna teinud selliseid asju, mis mulle väga meeldib. Oma lemmikmuusika, nagu ma ennem ütlesin, siis oma lemmikfilmid, fantaasia. Sain ka sellisesse kohta sisse logitud nagu Go3, kus on väga lahedad filmid, väga lahedad ja ma alati leian sealt midagi head ja täna ka leidsin teise osa ühest filmist, ma seda filmi nime ei ütle igaks juhuks aga film on 5 tegelasest, kes siis tänaval seiklevad, ütleme nii, või teevad seal oma asju. Aga reklaami ma seekord küll ei tee. Lihtsalt ei tee. Tervitan siin oma parimaid sõpru Talvit, Arnet, Merilin, Nikitat, Andrust, Harja-Liisat ja Merikest, Benitalt ja kõiki, kes meid tunnevad, üldiselt võin teile seda ka öelda, et sellel aastal plaanin ma teha midagi huvitavat, näiteks küll te siis näete selle aasta jooksul mul mingid põnevad asjad mõlguvad peas, ma ei tea, ma ei oska niimoodi ette kohe lausa lubada, aga ütlen, et kuna on jaanuarikuu, eks ole, praegu, et siis jaanuarikuu sees tehakse neid plaane, mis sellel aastal nagu ees on, siis mul on nii mõndagi mõlgub peas ja midagi sellist, mida
mida võib öelda, et see on suur asi, jah. Ausalt öelda, noh, minu jaoks on suur asi, ma ei julge veel seda välja öelda, aga noh, kui see käes on, siis võin välja öelda. Enne pole vist mõtet. No ja siis muidugi vaatan täna siin oma lemmikasju internetist, mis mind huvitavad igast tehnikad ja asjad ja YouTube'ist igast erinevad videosid ja igast muid selliseid asju. Ütleme, et kui nüüd öelda, et mis mulle väga huvi pakub, siis on mul, kuna ma ise olen sündinud 71, siis huvitavad mul sellised asjad, mis on üksed vanemad tehnikad, sükest huvitavad sellist, noh, kuna mulle meeldib ka muusika väga ja muusikakeskused ja igast tehnikad ja asjad, siis noh, kõigile meeldib muusika, ma arvan. aga noh, mind huvitavad rohkem niisugused tehnikasjad, siis vaatan muusikakeskusid, erinevaid stiile, erinevatel 80-te omi ja mis on kunagi on olnud, näiteks YouTube'is on igast videosid, mis vanemad süksed mudelid, mida kuskilt ei ole, ei saa ega ei ole näha kuskil kaupluses kas või no näiteks mingisuguses kasutatud asjade kaupluses on, aga ma ei mõtle seda, et keegi või mis võiks olla mul siin, aga ma mõtlen just seda, et ma saaks lihtsalt vaadata, mismoodi need asjad nagu töötavad, kuidas see muusika, kuidas see sound on, kuidas see värk on, kõike saan YouTube'ist vaadata. Pluss veel 70-ndatest mingisuguseid asju ja mulle meeldib väga 70-ndate aastate pop, disko, selline pop, laheda, mõnus tantsumuusika, nagu Boney M näiteks, toome välja siin Apane ja Apame ja Boney M, mu sõbrad väga teavad seda juba, parimad sõbrad, kõik on kuulanud seda kõike. Ja 80-ndad muidugi, 80-ndatel on neid ju sellised nagu Modern Talking ja CC Cats ja Itaalia disko, mis oli väga pop. Neid nimesid on ka erinevaid, palju erinevaid, aga noh, ma ei hakka neid välja ka tooma, et neid on ka päris palju tegelikult. Ja muidugi muusika koha pealt mulle meeldib muidugi ka tänapäeva ansamblitest Terminator, Smilers, noh, siuke muusika, artistidest Grete, kas te saite aru? Grete Paia, siis Keter Jaani ja nii edasi. Just, muidugi meeldib mulle Ivo Linna ka, kellel Ivo Linna ei meeldiks. Ja siis mis mulle veel meeldivad artistidest, noh. Kuidas teile öelda, on mõned artistid, keda enam ei ole, aga ma kuulan neid muusika ja neid laule ja kõike, mis nad on teinud. Näiteks on selline ansambel nagu Apelsin ja kõik see Apelsini kontserdid ja kõik see muusika, kõik on mul video peal ka kuskil. Ja siis ütleme, et artistidest nagu meeldib mulle väga Anne Veski, Marju Lännik, kõikile meeldib, kõikidele sõpradele ja eestlastele meeldib need lemmiklauljad ju kõik. Ja siis
ansambel Vic Silvi Bright oli kunagi. Ja no ütleme, et me võime mingit muusikat näiteks lasta, mis meile meeldib, Apelsinist näiteks. Ja ma loodan, et seda võib lasta, aga sellepärast, et Tõnu Aarena on üks Apelsinis üks no sügistuuled ja no ei hakka laskma. Tead, miks ma ei hakka laskma, sellepärast, et mine tea, võib-olla on autoriõiguste rikkumine. Mõtlesin küll, aga no ei ole vaja. Võib-olla ei saa siis seda videot üles laadida, mida me teile tahame. Siis võetakse lihtsalt automaatselt maha. Muidugi ma vaatan igast erinevaid kõlareid ja erinevaid helisüsteeme, igast selliseid, mis mind huvitavad, mul endal siin on karaoke jaam, selline Benton on Benton ja Benton, seda mudelinumbrit nüüd ei täpselt ei oska öelda. Ma just üks hetk vaatasin, aga ma see number Benton lihtsalt on see kõlari firma ja 900 vatti on siis võimsust ja see on nagu karaoke jaam ja värvimuusika kõik sees ja kõik puha ja siis see pult on minu arust see sama pult. Teine pult on mul see vale pulti, vabandust näiteks. No sarnane pult, midagi sellist, pult, kõlaril on pult. Saab. Ja siis muidugi oma kunagi kõige esimene välismaa Max Sanua duubelkassett Magnetola, mille peal mu kaamera praegu seisab. See on naljak. No seisab see peal, pole kuskil mõelda panna. No ja siis see raadio, mis on sellel Sanual, see on nii hästi töötab see signaal, mis vastu võtab see viimase peale, see üldse see esimene välismaa Makk jättis mulle väga hea mulje, see on Magnetola raadio, Makk on ta niikuinii kirjavead. Ja siis muidugi igast vahepeal oli see Sony's PlayStation väga moes ja pop ja seda praegugi, aga siis, kui ma olin 28 aastane, siis ma kasutasin PlayStation 1 väga palju ja siis oli see Saani mäng oli ja siis oli mul igast 5 mängu mingisuguseid erinevaid. Siis oli mul veel mingi linnasõita, mul on see praegu ka, ma ei oska seda nime öelda jälle, kahjus. See on inglis keeles. Mingisugune straight, tänaval sõit, mingi ja siis V-ralli ja Gran Turismod ja muidugi Tekken, mille tõttu võin teile öelda seda, et see Tekken 3 näiteks oli mul omal ajal, oli see demo peal, nüüd on mul terve see originaal demo asemel aga no see ma lihtsalt on aeg edasi läinud ja ei ole seda enam seda nagu öelda vibe'i peale, et tegeleks selle PlayStationiga nii väga, sellepärast et see aeg läks mööda, see oli mingi 10 aastat kestis vist või ei kestnud sedagi, 5 aastat võib-olla midagi.
et no oli see periood, kui ma sain, no siis oli väga suur huvi sellest, sellepärast et ma olin laeval mänginud seda kunagi, kui Soomes läksime siis isa juurde, siis mängisin seal mingit rallit ja siis tekkis niisugune, noh, algul ei olnud, oli küll mingisugune Nintendo mängu värk ja niisugune värk, aga noh, algul ei olnud sellist nii suurt noh, huvi, sest noh, aga pärast hakkas tekkima ja siis ma mõtlesin, et okei, et päris hea. Noh, siis saingi seal PlayStation 1 Gran Turismo 1, see oli täpselt sarnane, sellised mängud nagu seal, noh, muidugi autosid olid vähem, oli 6, aga seal jah, laeva peal oli neid päris üks ja siis jäid mingi ma ei tea, mingi 45 koha peale või ma ei tea, isegi võib-olla veel tagapool, sest neid autosid ikka mitusada seal stardis, väga palju oli ikka hullult palju oli. No siis selline värk. No muidugi olen igast muid mänge mänginud ka. Zombimängu näiteks mingi, see nimi jälle meelest läinud. Zombimänge on ju erinevaid. No ulmefantaasia, no siuke värk huvitus mind kunagi siuksed PlayStation mängu. Mis mu sõbrad mängisid korvpalli, jalkat ja ma ei tea, mis asja, okit ja noh, mina neid asju ei, aga mis mind hakkas huvitama oli saanimäng, et selle ma alles sain. Mina omal ajal ei saanud seda üldse proovida, sest mu sõbrad võtsid ja mängisid ise ja siis ütlesid mulle, et sina, noh, sa võid meie mängu nässu kärata, et noh, mis sa sellest, noh, vaata parem. Vaata nüüd sealt pealt, kuidas. No ma proovisin küll, jah, ma siiamaani ei saa seal tuleb neid trikke ja asju teha ja üks tuleb natuke proovida, aga noh, kes see viitsib enam. Ja siis no muidugi filmid igasugust. Nüüd on tulnud 15 aasta jooksul on tulnud sellised filmid mulle nagu niisugused joonis täispikad mängufilmid, siis nagu on. Aga enne seda olid mul igast ulme, mingi Terminaator ja Robocop ja kosmosefilmid ja robotifilmid ja igast sellist asju oli mul. Sellised asjad huvitavad mind, kui nüüd rääkida nendest asjadest. Aga noh, üldiselt ma olen hakanud mingi aeg korjama omale ka niisuguseid asju, mida ma varem üldse kunagi ei arvanud ega ei osanud ette kujutadagi, et ma kunagi neid korjama hakkan. Nagu te olete siin mul taustal näete siin. Ja kui ma nüüd mõtlen nüüd tagant järgi sellele minevikule, siis on küll huvitav teada, et ma nüüd neid korjan, sest kunagi ma mõtlesin, et noh, vaatasin oma vanaema juures näiteks olles, et noh, inimene nagu ostab, olen mingisugune nuku või siis on mingi nukk kuskil, et ma ei saanud aru, et noh, miks nukku vaja siia diivani peale vaja panna on ja miks seda sätid, aga nüüd, kus mul endal on nagu, aga noh, muidugi see, mis seal oli, see nukk, see ei olnud selline, see oli nagu sellisest kõvast plastmassist ja see nagu mängunukk, et noh, see vanast ajast vist jäänud. Et ma arvan, et see nagu on selline asi, et noh, kui inimene soovib mõtte teel, ütleme siis nii, suhelda. Tal ei ole kellega suhelda näiteks, lihtsalt on vaja kellega nagu, siis noh, võtab selle nuku kätte ja vaatab talle otsa
ja siis vaatad üksteisele otsa ja siis nagu see mõte kuidagi liigub niimoodi vaikselt võib-olla isegi noh, seda ma küll nüüd ei julge öelda, et inimene lausa sõnadega nagu paljult räägib selle nukuga niimoodi, see on natuke kummaline. Aga no ka võimalik muidugi. Et teeb selle, no need, kes oskavad teatrit ja need teevad, nagu mina oskan nüüd teha peale selle, mis meil enne minevikus oli see fantaasiavärk, siis ma oskan nagu teatrit teha ka noh, otse videos. Noh, kui ma ei ole nagu väga teinud, ma nagu ei ole sellega eriti tegelenud, et ma nagu hakkaks nagu niimoodi nende asjadega seal, mis need seal taga on, mängima näiteks seda mingit, tegema mingit teatrit vastavalt sellele sarjale muidugi. Et aga ma tean mingisuguseid klippe, aga ma ei ole teinud seda teatrit, lihtsalt mõtlen, et noh, mõtlen, et ei ole nagu see teema võib-olla, et noh, võib-olla on veider, et muidugi ma teen seda karaoket siin ja teen igast neid asju, aga noh, mõnda asja olen teinud küll karaoket nende tegelastega seal taga, mis on ja siis teinud seal igasust sellist noh, nii on nende nukkudega. Aga kunagi jah, ma minevikus vaatasin nendesse asjadesse nagu imelikult ja ma ise endale nagu kunagi ei ostnud ükseid asju, sest mulle tundus imelik lihtsalt. Ja veel imelikum tundus see, et kui ma tüdruku mingisuguseid selliseid, mida ma nüüd võin öelda, et mul on ikka väga palju sest ma nagu olengi, nagu ma olen avastanud endas mingisuguse sellise loomuse endas, et ma nagu olen natuke ma ei tea, kahjuks või õnneks või ma ei tea, natuke erinev sisemiselt, ma ei ole nagu lihtsalt selline, nagu ma olen siin, näen teile videos välja, mu seesi on midagi, mis toob välja selle, mis mul seal taga on siin taustal. Et mul on miski, mis on mulle kingitud kunagi ilma selleta, et ma teaksin, et mul on see fantaasia ja see noh, kõik olemas, tegelikult oli siis juba olemas, kui ma nendega ei tegelenud, aga ma lihtsalt ei osanud seda nagu seda leida endas seest üles. Ja siis mul nüüd on, et ma tegelikult kui päriselt öelda, siis kui austada, siis mul nende tüdrukute, noh, mis on tüdrukutele ja naissoost inimestele mõeldud esemed asjad, ükskõik mis ta siis noh, näiteks kalarätid ja ma ei tea, mis värgid, et noh, siis toome välja kalarätid ja siis need taustal olevad need igasugused tegelased ka, siis sellega võin öelda, et mul on see alles, mis paljudel inimestel ilmselt ajapikku ära kaob, kui ta täiskasvanuks saab, ehk siis see lapsemeelne kuidas öelda, fantaasia või kuidas, ma ei oska seda väljendada, igatahes on selline kingitus mul, mis aitab mul edasi elada, sest kui mul seda ei oleks, siis oleks päris raske. Need tegelased aitavad väga palju nagu sellega kaasa, et sa mõtteteel oskad nendega suhelda ja see kõik on nagu väga viimase peal. Kuigi ma pole neid asju nagu eriti video peal välja näidanud, kuidas see käib. Lihtsalt ei ole mõningaid kordi olen teinud mõned asjad siin. Aga jah, see on see maailm, aga mis puutub tehnikasse, siis eluaeg on huvitatud sellised asjad nagu valjuhääldajad, kõlarid
makid, magnetoolad, videomakid, Let's close the door and believe my burning heart. palju helistad. Right, come on, open up your heart. Jaa. No see, millest ma rääkisin sellest muusikast, telefoni muusikast, sellest ma ei ole veel rääkinudki. Aga näide oli siin täiesti olemas. Mulle meeldivad 80 aastate E.T.'d igast ja taustaks oli just Modern Talking. Ma väga loodan, et see klipp, see muusika, see, mis siin mängis telefonis, et seda võib, seda jupi, ma mõtlen, võib siis interneti postitada koos selle jutu ja selle videoga, mis ma siin praegu räägin. Et telefonis kõne, mis oli, seda et ei kuule ega näe ja ei hakkagi kuulma. See on privaatne, aga see, jah, see heli, mis telefonis kõlas seal, siis see lugu on mul seal taustal. Ja muidugi väsi siuksest asju näitamast, siuke ilus asi. Kui räägime mingi meeldivusest, siis selline vesi, kus on sees, mul on eluaeg lapsena ka juba meeldinud selline, kus vesi on niimoodi sees. Ja siis nagu kas siin ujub midagi sees või on mingi elektriline öölamp või midagi ja siis nagu niimoodi siis, aga see on nagu liivakella moodi. Niriseb niimoodi siia alla niimoodi siit ja siis läheb siit ülevalt, läheb tühjaks niimoodi ilusti. Näe, niimoodi vaikselt niriseb alla, mullid tulevad ülevalt ja see mulle väga meeldibki. Eluaeg on meeldinud sellised mullid ja sellised asjad, elektrijõululambid, sellised valgustustega, kus on vesi sees, kusjuures elektriga, eks, on osatud teha selliseid tooteid, kus on. Ja see oli nõukogude ajal, mingi venelased mõtlesid välja mingisuguse sellise. Ja see ka mull käib siin on ja. Ja siin tuleb niimoodi see. Tuleb siia alla. Ja siit ülevalt tuleb. Niimoodi. Kui niimoodi. Näitame siis niimoodi ka.
ja siit hakkab juba tühjaks saama kõik. Ja siis, kui see niimoodi on siin ülevalt otsa saanud, siis keerad teistpidi ja hakkab jälle sama protsess peale. Aga samas võid jätta niimoodi, nagu ta siis jääb. Pandad. Võt. Nüüd natuke veel siia. Võt selline tore. Tore selline ilus efektiga. Siin on sädelevad asjad ka veel. Siin no, keerame tantsida ja siia hakkab jälle peale. Aga see on päris hea. Paneme ta siia ja vaikselt tiksub edasi see. Ka armas. Võin teile niimoodi öelda, et mul on tekkinud uus hobi või siis, kuidas öelda, kui ma kogusin siiani hobuseid ja just sellist, mis siin taga on, siis nüüd olen hakanud ka pandakarusid nagu endale koguma. Mitte nüüd nii väga palju, mõned nagu see ja siis üks panda, mis on siis mul olemas. Et selline pehme, selline mõnus kaisukas. Vahest lihtsalt on hea kallistada, võtta kalli ja teha nii, kui kellegiga nagu pole. Ja võimalus suhelda ka rääkida, aga midagi, aga siin kui hästi muliseb see. Ja, väga armas. Pandakarust me räägime siis selline. Ja mis sellega seoses just see tüdrukute teema ja see baleriinid on mul eraldi veel. See on see, et baleriinidega on mul see asi, et ma olen eluaeg armastanud baleriine ja balletti. Ma olen armastanud seda tantsimist vaadata ja juba aastast 81 ilmselt või isegi natuke varem. Ma ei saanud sellest ennem aru, mingi 10 aastat hiljem sain aru, et mulle meeldibki ballett järsku, et ma avastasin, ma ei osanud ennem sellest nagu, et ma nagu ei saanud aru, miks ma vaatasin seda tantsimist ja neid baleriine, aga mulle meeldib see kunst, teater, see, kuidas nad tantsivad, mismoodi see tants on, mismoodi see muusika, kõik see värk kokku, mis nende tantsuriided, kõik värk, kõik meeldib. Et ütleme nii, et kui oleks võimeline ja võimalik kõik siuke värk, siis ma oleks ilmselt baleriin päriselt, aga kuna ma ei ole, siis ma ei ole. Aga ma võin seda kuidagi näidelda, ma võin kuidagi teatrit teha, ma võin kuidagi seda asja, aga see on rohkem jälle see tüdrukute poole kisub see asi, sest et
ma ei tea, mis mul sees istub, mingisugune sisemine tüdruk, kuigi ma olen meesterahvas, mis siis? Kuidagi see loomuses on sees mul, ma ei oska öelda. Noh, lihtsalt kõik see huvitav fantaasiamaailm ja kui ma olen tähele pannud, et meesterahvale tehakse ka selliseid kostüüme, mis on mõeldud küll nagu oleks nagu naine, on siuke tegelane, aga on mõeldud need kostüümid, mida siis mees mängib tüdrukut või naist, siis tehtud sellist spetsiaalsed kostüümid, mis võivad meestele mõeldud ja mehed võivad kanda, siuksed värgid. Sest huvitav, ma avastasin ja siis nagu ongi nii, et veider kui veider see ka ei ole, aga meesterahvad on mänginud naisi ja ka tüdrukuid ja igast tegelasi naissoost. Nii et ei ole see mingi uudisega esimene asi, mida ma siin olen teinud, nii et isegi kui me räägime joonisarja mingit tegelastest, isegi need. Nii et ei ole siin mingit ahaa ja ohoo imestamist midagi. Mis siis, et mõned inimesed ei ole teatris nii väga olnud väga ei ole midagi, aga nad teevad kodustes tingimustes, nii nagu mina, nii et see on täitsa okei. Me räägime, jõulud olid siis mul veel panemata siin, ma rääkisin veest ja siis fantaasiast ja asjadest siis. Selline asi. Küünar patareiga. See nagu see üle siin praegu ei tee eriti suurt, aga kui sa raputad seda, siis hakkab see efekti looma. No et selline siuksed asjad, aga on ka muidugi igast erinevate teemadega ja on ka niisugused akvaariumeid, on siukseid öölampe, on siukseid värke, mis mulle väga meeldib ja nüüd siiani on olnud sellised teemad nagu hobused, kalad, isegi papagoid, kanaariad ja igast muud linnud, igast erinevad, need meeldivad mulle ka, papagoid ja Aafrika linnud ja päriselt ka. Juba 93. aastast vist isegi isegi enne 92 juba. Ühesõnaga mulle väga meeldivad kõik see ja nüüd ka pandad on siia lisandatud, et kõik see efektiga värk on ju, öölambid, värgid, särgid, kuigi mul ei ole enam, mul on kõik ostetud juba ära siin, aeg-ajalt on ostnud sellised nagu selline hobune. Armas.
ja kui seal on veel vesi sees või mingi asi veel, mis selle efekti veel loob, see on veel lahedam, ilusam ja siuke värk meeldib. Et ei oskagi midagi rohkemat öelda, et see oli mu otse siuke mõtlemine, kuidas ma naljakalt ütlesin otse, no mis mõttes otse, no lihtsalt mul mõtlemine, siuke rääkimine, siuke värk. Tahtsin teile videot teha täna mingisuguse teema välja mõelda, mis siis kujunes niimoodi teile siia, nii et see on Margus Estonia video jaanuarikuuses, 16 jaanuar aastal 2026. Soovin teile kõike paremat ja taas pead kohtumiseni uues koostöövideos. Tšau!